Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja Youtube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks minu saatekülaliseks on meie vana hea tuttav, tubli Eesti mees. Ta küll elab Ameerikas tühja sellest, aga ta ajab Eesti asja. Nii kui hommiku silmamunad lahti teeb, nii hakkab pihta. Maik Kalamus. No tere, Maik. No tervitused siit Ameerikamaalt Washington DC-st. Meil on siin kesksuvi igavesti palav, nii et ei soovita kellelegi liiga palav on. Meil on siin jälle 9 kraadi sooja ja vihma sajab hommikust saadik, et seda jahedust ja seda niiskust ka ei tahaks, aga lähme nüüd, kui ma küsin sinu käest, Maik, hea Maik, kui meie president Karis 1. septembrist kaotab e-valimised ja märtsis on, me teame, või see Eesti Riigikogu valimised, mis sinu arvates hakkab juhtuma, kui e-hääletust enam ei toimu? Mis juhtub, mis saab? Kas see on teoreetiline võimalus, et ta seda lõpetab või on sellest ta tõsiselt ka rääkinud? Ei, ta ei räägi, see on ma tahan sinu arvamust teada, mida sina mõtled ja aru saad, kuidas siis hakkab Eestimaal, kas muutub midagi või siiski muutub? Ma arvan, et kindlasti muutub, kui e-valimised ära lõpetada. Aga selleks on jällegi, siin on üks suurem aga, on see, et keda valida. Noh, ütleme suuremad parteid on kõik suutnud oma reitingud alla viia, nad on suutnud, nad ei ole suutnud mitte midagi korralikku teha, nii et kui vaatame Reformierakonna, sotside ja näiteks E200 reitinguid, siis need on ikkagi täiesti maas ja mudas. Kui e-valimisi ei ole, siis on selge see, et neil jääb väga suur häälte jaoks saamata või kirjutamata, juurde kirjutamata. Nii, keda siis on valida? Valikusse jäävad siis Keskerakond, EKRE ja ERK heal juhul. Aga ka nendest on väga raske kedagi nagu siis välja valida, kes tõeliselt uue suuna Eestis suudaks käima panna. Et jah, Karisest muidugi nii palju, et ma kindlasti ei usu, et ta seda teeks, tal ei jätku seda riigimehelikkust. Ta käib rohkem nagu sabasorgus, vahepeal julgeb kuidagi natukene ütelda, siis on jälle ära ehmatanud, et ta on liiga palju rääkinud. Ja on selge see, et arvestades tema tausta Rotary klubis, arvestades tema karjääri, arvestades, ma ei hakka siin vist minema selleni, et talle meeldis kõvasti napsu võtta ennem presidendiks saamist, et kõik need muud asjad ja usun, et seal on mingid konksud asjad ka tema taga, nii et tema kindlasti ei julge mitte midagi teha. Ja tema pole rahva mandaati keegi pole teda valinud, et mis iganes ta arvab. Nii et ma ei usu, et see juhtub. Aga muidugi... Oota, ma segan. Juhtub ime, et tõesti kaotab e-valimised. Kas, ma küsisin teist korda nüüd, kas sinu arvates midagi Eesti Vabariigis muutub? Või jääb kõik samast, sest me oleme sügavalt ju Euroopa Liidu, kus me ütleme siis seal, kus me oleme. Meil eriti oma otsustamisvabadust ei ole, aga kas siis tekib mingisugune võimalus või mingisugunegi, ütleme selline lootuse kiire? Lootuse kiire, kindlasti tekiks, aga jällegi ma tulen siia tagasi sellele, mis need valimised on, need Riigikogu valimised. Et näiteks sina võid saada 3000 häält, aga see ei tähenda veel mitte midagi. Tähtis on see, kes on seal partei nimekirjas eespool. Ja eespoole pannakse ikkagi sõdurid, liiksed liitlased, kelle peale võib kindel olema või pereliikmed. Nii et see, kui näiteks sina lubad, et sa midagi tõesti muudad ja ma usun, et sa muudaksid, see veel ei tähenda, et sina saaksid isegi hea häältesaagiga saaksid Riigikokku. Nii et see süsteem on täpselt nii tehtud, et võimalikult vähe midagi muutuks. Aga kindlasti see pilt muutuks. Ma arvan, et Keskerakond võidaks valimised. Ma arvan, et EKRE teeks sinna, ütleme, 10 kohase, 10 kohta umbes. Reformid mõned kohad, nii et seal võib ja Isamaa samamoodi võib teha päris hea sellise valimistulemuse, kas neil jätkub riigimehelikkust teha siis ühtne koalitsioon, ütleme Isamaa,
uuenenud Keskerakond ja EKRE. ma usun, et siis muutused tekiksid, kui neis on seda piisavalt riigimehelikkust. aga ma isiklikult arvan seda, et me peaksime natuke mõtlema teistmoodi kogu selle nüüd tulevaste valimistele. ja valimised võiksid olla sellised, et meil on olemas ju plaan B. ja plaan B ju noh, kohalike omavalitsuste valimistel ta ei teinud küll suurt tulemust, aga ta oli täiesti pildi peal olemas. ja ka nüüd oleks võimalus teha hoopis midagi muud, teistmoodi. erakondade aeg on läbi, selles on nagu kõik nagu omavahel selgeks saanud, et erakonnad niimoodi nagu nad praegult, kus on ülevalt alla juhtimine, kus sinul kui liikmel praktiliselt ei ole mitte mingit õigust midagi ütelda, veel vähem on sul õigust kaasa rääkida sellesse, missugune on näiteks erakonna välispoliitiline või sisepoliitiline kurss. nii et ülevalt pannakse paika ja sina pead tegema. näiteks plaan B võiks väga vabalt teha niimoodi, et igal siis liikmel on õigus ise arvata nii, nagu ta tahab. ei ole seda sundust, et sa pead nüüd mööda nööri käima. et sa peaksid kindlasti kõigi oma liikmetega, kaasliikmetega olema nõus 100%. ma tõmban just paralleelid näiteks Ameerika vabariiklastega, ma olen siin palju kongressidel käinud. nüüd on veel tulemas neid kongresse. ja seal käib arutelu otsast otsani. ja kedagi ei visata parteist välja, kui ta mõtleb teistmoodi. üritatakse rohkem leida konsensust või üritatakse lahti rääkida oma mõtteid. näiteks plaan B-s on ka ju probleeme sellega, et seal on tugevad isiksused, kes näevad erinevalt, noh, ütleme näiteks kas Venemaa suhteid või siis Iisraeli suhteid. aga tähtis peaks olema ikkagi Eesti tulevik, mitte võõrriigid. ja selle nimel võiks ju kõik koostööd teha, et Eestist saaks parem riik. noh, ja muidugi peaks noor partei ära õppima sellega, et musta pesu avalikult ei pesta, et kui on probleemid omavahel, siis lihtsalt räägitakse asjad selgeks, mitte ei panda neid vestlusi Facebooki ülesse, et ja üksteist maha teha. ja see ongi üks Eesti suur probleem, et kui ma vaatan neid parteisi, nende siis liikmeid, kes järjepanu lihtsalt teisi maha teevad. Nad ei üritagi nagu vestlusse, nad ei üritagi nagu kaasa mõtelda, vaid noh, nagu Facebookis näete, on lihtsalt kommentaar tuntud inimesest, et oled loll või sina, Raive, ei tea midagi asjast. noh, niimoodi ei lähe kuhugi edasi. ja ma usun, et kui nüüd pannakse näiteks plaan B igasse ringkonda vähemalt 2 niisugust tugevat kandidaati, ma usun, et siin tekiks suur selline jõud, uus rahvaliikumine, kus asjad ei käi jah, ülevalt alla või hoopis alt ülesse, et öeldakse siis vastavalt nõukogule ja ka siis ütleme partei juhile, mida ta peab tegema ja mismoodi neid asju peab tegema. et see on täitsa võimalik ja ma usun, et plaan B-s on väga palju nagu toredaid inimesi. et sina, Toomas, oled ka plaan B-s ja noh, Vambola Kolbakov, noh, üks väga-väga tark mees, et siin on neid on palju. ja noh, ma arvan, et see oleks võimalus, see oleks uus rahvaliikumine, mis võiks minna siis päris suureks. aga ma annan edasi. jah, Andro Roos tegi väga võimsat tööd ja vehkis hommikust õhtuni. nüüd on ta sunnitud pagendusse minema, sest Eesti riik on otsustanud hoiulaenuühistut alla vett lasta ja mitte, et riiki süüdistada, siis täna süüdistatakse Andro Roosi. ja see on selle mehe vaikselt ära nullinud, nüüd on vaja leida selline karismaatiline juht, kes suudab Andro Roosi kingades edasi astuda ja seda asja vedada. nii et neid mehi üle on, et kui kohalikel valimistel Narvas sai 4 B inimest volikogusse, siis Hardu vallas, osavallas sai 1, neid sai esimese korra kohta väga hästi, mõned erakonnad vehivad, ei saa mitme siis valimiskorra jooksul kedagi
kuhugi volikogusse, aga ütleme, su jutt on õige selles suhtes, aga nüüd on vaja leida karismaatiline eestvedaja. Androga peab see mees muidugi kokku leppima ja see ei tohi olla vägivaldne, vaid see peab olema, nagu sa ütlesid, kokku lepitud ja leidma, et viiakse, aga plaan B oli õigetel alustel üles ehitatud, väga õige. ma arvan, et asi peaks mitte nii olema, et üks karismaatiline juht, vaid ma arvan, et igas ringkonnas peaks olema üks karismaatiline juht, kes asja edasi viib. näiteks kui siin Riigikogu valimistel tuleb, siis ütleme Jõgeva, Tartumaa valimisringkond, siis seal võiks vabalt olla sellised noh, ikka tuntud nimed ja kes ka julgeksid midagi välja ütelda ja keda me teaksime, et nad pärastpoole oma sõnu sööma ei hakka, vaid ka reaalset tööd teeksid Eesti rahva suhtes. nii et noh, ja neid valimisringkondi on ju küllaga, nii et igal pool võiks olla siis sellised karismaatilised inimesed, kes käivad põhimõtteliselt vallamajast vallamajja, külast külla ja lihtsalt räägivad inimestega oma seisukohti ja mis tulevik toob. noh, selleks ei ole vaja suuri rahasummasid, selleks ei ole vaja sul televisiooni, raadio suuri reklaame, suuri reklaamiplakateid, vaid tuleb konkreetselt minna kohale, koha peal inimestega rääkida. ja loomulikult, kui vajalikuks osutub, ma võin ka alati appi tulla, see ei ole mingisugune probleem. jah, ma tean, et sa oled oma õla alla pannud sellele konservatiivne rahvuslikule erakonnale, mida Silver Kuusik vedas käima ja ta ise küll kappas Keskerakonda, aga seal on ka piisavalt tublisid mehi ja naisi ja sa oled isegi neid toetanud ja lubanud neile siis ka rääkima tulla. nüüd nad tahavad ühineda Eesti Põllumeeste Liiduga, siis saab selline korralik erakond, et mis sa selle erakonna kohta ütled või selle liikumise või mis ta on? ma võin selle kohta seda ütelda, et kahjuks see ERK, ma nägin tast tulevikku, aga seal on lihtsalt ütleme liiga palju kõvasid kivisi, kes omavahel ei suuda jällegi koostööd teha, see on nagu eestlase probleem. kohalike omavalitsuste valimistel ma noh, tugevalt toetasin rahaliselt neid, aga noh, mis ma vastu sain ainult põlguse ja mõnituse nende poolt, et noh, just tuletan meelde Andres Aulet ja Andrik Kiiget, noh. ja see on üks põhiline asi, miks ma ei toeta neid enam ja miks noh, me võime erinevalt mõtelda, aga kui lihtsalt aetakse pläma, mõnitatakse, noh, see ei ole härrasmehelik ja see ei lähe ka minu nägemusega kokku poliitikast, et noh, niimoodi võivad nad mujal teha ja võivad mingisugust jama suust välja ajada ja noh, nad ei olnud nõus ju ka koostööd tegema selle valimiste protokolli koha pealt, et noh, see ütleme niimoodi, et ma ei näe sellele asjal tulevikus, seal on palju tarku mehi, aga see on lihtsalt niimoodi, need on need inimesed, kes EKRE-st ära läksid ja tegid uue partei, aga sel parteil ei ole suunda ja veel sisemine tüli kogu aeg, noh, nii need asjad lähevadki tuksi ja see on üks suur probleem Eestis, et nagu me oleme näinud, konservatiivid kaklevad omavahel. noh, piisab näiteks panna kasvõi minul panna midagi Facebooki, kui sinna alla tuleb niisugune delfilik trolliarmee ja noh, paljusid inimesi ma tean ka neist, nii et selle asemel kaasa mõelda, käib ainult niisugune räuskamine ja mahategemine, üksteise mahategemine. ma usun, et niimoodi me ei jõua mitte kuskile, võib-olla see on ka nii meelega tehtud, et konservatiivid jumala eest ei ühineks, et nad ei näeks ühist tulevikku asjal, et noh, kujuta ise ette, kui suur jõud oleks, kui konservatiivid omavahel ühineksid ja paneksid Eesti asja nagu siis number 1, mitte oma perekonna, mitte oma rahalise sissetuleku, vaid reaalse siis tuleviku peale mõtleks. ütle, et ERK ja B-plaan tahtsid ühineda, ma ei tea, kelle initsiatiivil, aga läbirääkimisi peeti ja mitmeid kordi, aga tulemust ei saadud. oskad sa öelda, mis seal siis viltu jooksis? no jällegi ma ütlen, seda ERK tahtis olla siis EKRE koopia, üks-ühele koopia, kuidas
noh, need asjad käivad, niinimetatud asjad käivad. Ehk ülevalt alla juhtimine ja siis ütleme karjääripoliitikud, kes vaatavad, et nendel oleks siis soe koht istuda. Plaan B oli liiga noor ja ma arvan, et see oleks olnud viga Erkiga ühineda. Parem võiks siis Erkist üle kutsuda sellised asjalikumad inimesed. noh, paljud kahjuks on läinud juba Keskerakonda üle sealt. aga nagu ma ütlesin, plaan B võiks olla selline, mis on teistsugune, mille juhtimine on teistsugune, mille ülesehitus oleks teistsugune, et oleks tõeliselt rahvapartei ja just nende liikmete partei, mitte siis ütleme nende karjääripoliitikute partei. jah, see on õige. ma lugesin, et Mart Helme, Eesti Vabariigi presidendikandidaat, teatas rõõmsameelselt, et kui presidendivalimised jõuavad valimiskokku, siis tema on rauselt president, aga ma tean, et kui see valimiskogus on sama palju võimalus ka sinul. mis sa arvad? no ma arvan, et EKRE tegi, noh, ma jällegi, kui hakatakse mulle ütlema, näed, sa räägid ainult EKRE-st halba, siis ma räägin nagu rohkemalt nagu globaalpoliitiliselt, mida siis EKRE tegi valesti, mida Mart ja Martin Helme tegid valesti. kuna neil ei olnud siis USA-s, ütleme siin Trumpi administratsioonis, neil ei olnud kontakte, noh, mille mina lõin omal ajal ja millel siis Martin Helme arvas, et ei ole mitte mingit vajadust nendel kontaktidel, siis et saada Trumpiga mingisuguseid suhteid, siis nad üritasid siis seda teha läbi Iisraeli ja Iisraeli siis selle kuulsa hommikupalvuse, mis on põhimõtteliselt sionistide selline palvus, kus siis võetakse just neid, et need globalistid ja kõik sellised oleks koos ja keegi ei uuriks, mida siis Iisrael okupeeritud aladel teeb. noh, see on nagu põhiline asi. aga kui sa hakkad vaatama nüüd väljaspoolt Eestit, siis ega Trumpile ja tema meeskonnale ei meeldi selline, kuidas seda nüüd eesti keeles ütelda. no kujutage ette, kui inimesel on nagu nina on pruun sellest, et ta on kellelegi üritanud sinna tagumikku pugeda. noh, selliseid ei taha keegi kuskil. ja samas eestlased on väga sellise hoiakuga Iisraeli suhtes, ettevaatliku hoiakuga ja käia seal ja toetada avalikult ka intervjuudes seda okupeerimist. ma arvan, see on suur viga. ja noh, sellega nagu ei jõua kuskile ja valimiskogusega, noh, kahjuks see inimene ei ole enam see, keda oleks võimalik valida, kahjuks. noh, nii et selle ta mängis juba maha. mis on minu võimalus? noh, loomulikult, kes vähegi kainelt mõtleb, kui see sinna kogusse jõudma, eks me peame vastava siis reklaamikampaania käivitama, tutvustama oma põhimõtteid, meeskonna kokku panema. aga praegusel hetkel peab olema äraootavas seisukohas sellest, kas Riigikogu määrab siis iseendale presidendi või nad lasevad siis valimiskogul valida. noh, eks seda näeb nüüd väga varsti. no ütleme, kõiki neid poliitikuid, kes seda asja seal veavad, siis nad ei lase seda elust, nad viskavad ennast Rinnul või Pikkuti või Külliti maha ja teevad kõik selleks, et see sinna ei jõua. ja et ta seal ära valitakse ja neid, kes on nõus reformi kaissu pugema, on siis piisavalt neid inimesi. ja no kui me vaatame siin näiteks sedagi, et nüüd perekond Helmed on astunud nii Riigikogu siis Iisraeli toetamise gruppi, kus on siis peameheks on Eerik-Niiles Kross, kes on vana kuulus luuraja, tuletab meelde, et ta ei tohi USA-sse sisse astuda. ainult diplomaatilise passiga saab siin käia, Eesti passiga ta ei saa, sest tal on keelatud Eestis USA-s käimine just sellel luure siis vastasel tegevusel. nii et ja teine asi siis perekond Helmed läksid siis USA toetusgruppi, kus on ka noh, surelised ja karvalised, noh, see näitab ainult ühte asja, mis minu asja nagu põhimõte on see. kui me eelmistes saadetes rääkisime sellest, mida tegelikult president saaks Eestis ära teha, ta saaks korraldada uusi valimisi, ta saaks kutsuda
vaatlejad valimisi tegema, saaks siis ära kustutada neid seadusi, mis ei ole põhiseadusega kooskõlas. küsimus on see, kas Mart Helme teeks seda või ta lihtsalt, meeldiks talle istuda lossis ja rääkida ilusat juttu. nii et siin on üks suur küsimärk, et kas me leiame sellise inimese, kes reaalselt ka julgeks selliseid asju teha, sest et kui juba valitsus laiali saata, kui juba kutsuda vaatlejad, noh, siis on selge see, et Eestis tuleb nagu tõsine pööre ja noh, selline pööre, mida siis tavalised need Eesti pisikesed poliitikud ei suudaks taluda. ma tean, et sa oled tark inimene sügava analüüsiga ja ma olen palju oma tuttavaga rääkinud, keegi ei saa aru, miks Martin ja Monika Helme, kes on targad inimesed, keegi selles ei kahtle, äkki pöörasid siis ja selle Iisraeli poole, kes teostab genotsiidi. see on vägivalda, seda saavad kõik aru ja Varro Vooglaidki läks sellepärast fraktsioonist ära, et talle on see vastuvõtmatu, et aetakse sellist poliitikat. aga ma küsin sinu käest, kas siin oli tegu siis, nagu sa ütlesid, luua Trumpiga suhteid, et oma positsioone tõsta või on ka siin mingid rahalised huvid? loomulikult on rahaline, sest et noh, ütleme ajalooliselt just judaism soodustab selliseid asju, mis kristluses ei ole nagu heaks kiidetud. noh, näiteks selline asi on ahnus ja raha, siis võim on sellised asjad, mis kristluses ei ole hea maiguga ja millele vaadatakse kõveralt. judaismis on raha ja ahnus ja võib-olla tõesti ongi see neile siis, nagu öeldakse, iga inimesel on mingisugune hind, võib-olla siis on ka seal hind, mis siis nende samade sõnade eest antakse, kui sa toetad siis vastavaid agressioone. näiteks nüüd just oli see, kus kristlaste linn, mis okupeeritud aladel, seal olid ainult kristlased elasid, põletati maha. noh, ja muidugi Iisraeli armee ja siis ka kohalike siis ütleme sionistide poolt. ma ei ole näinud, kas Eesti meedia ongi seda kajastanud, aga noh, sellised asjad. ei ole. ja no kui vaadata kasvõi seda Gaza konflikti, olgu, kui päriselt ütleme, Hamas ründas, tuletan meelde, Eesti riik andis ka raha Hamasile üle 200 000 euro, teie maksumaksja raha. kui tema reaalselt ründas, siis Iisraeli, ma saan aru, Iisraelil oli õigus vastata. aga kui me vaatame praegu, mis Gazas toimub, ma vaatasin siin satelliidipilte, noh, see on täiesti maha taotud. seal on ära tapetud naised, lapsed, kõik, kes ei ole üldse seotud selliste asjadega ja sinna anda õigustus. noh, minu arust on moraalselt on vale ja selliseid asju peaks ikkagi uurima vastavad kohtud ja rahvusvaheline politsei. sellist genotsiidi praegusel ajal sellisel ei tohiks enam olla maailmas. aga noh, see on minu arvamus ja igalühel on õigus oma arvamusele ja mina näen maailma niipidi, kus oleks sõdas ikka võimalikult vähe. sõjad ei ole ilusad asjad, sõjad on väga koledad. sellega kaasneb kõiksugune muu jubedus, laste müümine, kõik muud asjad. no paljud inimesed on mulle öelnud, et kuidas Mike, tark mees, ei ole aru saanud, et presidendiks saamine on tema jaoks ulme. aga ma ütlen, et kui mina alustasin Arnold Rüütli presidendiks tegemisega, siis me käisime kõik Eestimaa läbi aasta otsa ja mõnelt poolt visati meid uksest välja, mõnelt poolt kutsuti sisse. me käisime isegi mõne juures veel öösel kell 12, võtsime lilled kaasa, mitte ei lähe niisama, et kui ma tahan presidendiks saada, lilled kaasa ja Laine oli üllatunud, et mul ei ole keegi lilli toonud peale oma mehe. nii et see on, et vaata, inimene saab aru, et sa räägid, et sa lihtsalt tahad, aga selle tahtmine saab realiseerida hirmsa tööhinnaga ja nüüd peab olema sul meeskond, enam ei ole see aeg, kui oli too aeg, kui mina seda tegin, siis oli kõik veel värske ja uus. aga nüüd on tunduvalt raskem
ja selleks peab olema tugev meeskond ja loomulikult sina pead seda kõike ise juhtima. no muidugi inimesed küsivad, et miks ma seda teen, et ega ma ütlen niimoodi, minul on piisavalt mugav elu siin USA-s, juhtides oma firmat, teha kõike muud ja Eestisse ütleme, kui tulla presidendiks, on missioon selle jaoks, et midagi rahvale ära teha. Ja noh, loomulikult ma pean ohverdama siis päris palju aega ja oma raha selle jaoks. Ja noh, loomulikult on jällegi selline asi, et kõik on võimalik, kui väga tahta. Ja ma usun, et kui praegusel hetkel need omavalitsuste inimesed näevad, kuhu on Eesti riik läinud ja näevad ka neid poliitikuid, kes ainult oma sõnu söövad, kes ainult lubavad ja siis, kui valimised läbi on noh, teevad teist juttu, tobivad oma taskud raha täis, siis on olemas võimalus selline, et need inimesed mõtlevad oma tuleviku peale, nende oma laste tuleviku peale ja saavad aru, et midagi peab täiesti tõsiselt muutma. See peab tulema suur raputus, suur muutus, et Eesti riik ellu jääks ja eestlased ellu jääksid. Noh, ja ma usun, et on selliseid inimesi, ma usun, neid inimesi on palju, kes mõtlevad niimoodi, et noh, nende poliitikutega, nende poliitprostituutidega ei saa enam edasi minna. Nende sama perekondadega, kes seal võimul on, need on ainult noh, suutnud kõike rahva raha kokku varastada, teie maksumaksja raha kokku varastada. Ma usun, et inimestel on südametunnistus ja ma usun, et need võimalused on tegelikult päris olemas. Ja eriti kui konservatiivid omavahel natukenegi suudaks koostööd teha, näha kaugemal oma siis parteilisest niisugusest karjäärist ja vaadata siis selleni, et mis võiks Eesti elu paremaks teha. ütle, see presidendivalimised, ütleme, ajakirjandus näitab teda, noh, et tal ei ole mingit võimu ja et ta on noh, niisama seal ja et vaata, see on loonud sellise mulje inimestele, et president ei otsusta midagi. aga kui sa eelmine kord rääkisid, siis püha jumal, paljudki kuulasid, ütles, et nemad ka said teada, mis on tegelikult presidendi võimuses tänase päeva jooksul, ka siis, kui ta ei ole valitud rahva poolt. aga ajakirjandus on teinud presidendis noh, ühe sellise hüpiknuku. Mis sa tahad saada Eestis ju Postimees Grupp ja Delfi Grupp, mis ta on Ekspress Grupp või mis iganes ta on, noh, need on ju täis liberaalsed väljaanded ja noh, globalistide hääleturud. Loomulikult peaksid aru saama, et nemad saavad ju valitsuse poolt raha lausa ja miljoneid eurosid, noh, erinevate niinimetatud projektide jaoks, aga mis tegelikult läheb nende siis ülalpidamiseks ja loomulikult, kes maksab, see ka ütleb, mida sa kirjutad. Loomulikult nad tahavad võimalikult vähe, et inimesed teaksid hoida nende infosulus, et jumala eest inimene ei ärka ja aru ei saa, et mis tegelikult toimub ja muidugi see sõja hirmutamine, hommikust õhtuni käib Eestis täielik sõja hirmutamine inimestele just sellepärast, et nad ei vaataks natukene kaugemale ja ei saaks aru seda, tegelikult Eesti on noh, ütleme katastroofilises seisus ja Eesti inimesed on katastroofilises seisus. Eesti ettevõtted on katastroofilises seisus. Noh, praegu tähetakse Venemaa peale, aga noh, tegelikult ma usun, et suurem osa meist kõik teavad, mis tegelikkuses toimub ja miks seda sõda nii hirmsalt tahetakse siis propageerida. See on selleks, et sa ei näeks, mis tegelikult on siis Eestiga juhtunud ja mis Eestiga saab. Teeme siit väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli Maik. Kalkame saadet, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maikuk. No räägime natukene ka, varsti märtsikuus on Riigikogu valimised. No sa oled palju rääkinud, et sul on Ameerikas seal siis käpp sees, ma ei tea, kas ministeeriumis või kus kohas, et sa saad siiski seda e-valimisi kuidagi teha niimoodi, et neid kas hakatakse kontrollima või kaotatakse ära, aga praegust ei ole midagi, et või on sul vahepeal midagi muutunud? No ütleme niimoodi, kõige tähtsam on ikkagi see, et koha pealt oleks ka initsiatiiv, kes kutsuks neid vaatlejaid, sest eelmine
kord, kui oli siis nüüd kohalike omavalitsuste valimised, tuletan meelde, samamoodi me palusime, juba saime niisugusest 3 mõjukalt organisatsioonilt saime tagasisidet, nad olid nõus tulema Eestisse vaatlema neid valimisi. aga noh, lõppude lõpuks oli niimoodi, et mitte üks erakond ei olnud nagu huvitatud sellest. Noh, oleks nad nõus olnud, oleks võib-olla tänased valimised hoopis teistsugused, võib-olla meil olekski riik juba teistsugune. aga noh, nagu sa näed, nendega ei saa edasi minna. tuletan meelde, igasuguste vaatlejate kutsumine on noh, ütleme rahaliselt tavalisel inimesel, ka minule koormav, et ma omast taskust seda maksaksin. nii et selleks peab ikkagi olema organisatsioon taga, kellel on rohkem raha, ütleme Eesti-poolne organisatsioon. noh, nagu ma ennem ütlesin, kõige lihtsam oleks siis Eesti presidendil neid kutsuda. Alar Karis ju võiks ju vabalt kutsuda, nii et aga noh, nii see kahjuks on. ja noh, ma usun näiteks, et kui plaan B väga tahaks, miks mitte kutsuda kas või paar korralikku vaatlejat ja sellega anda siis välismeediale täpselt teada, ka USA valitsusele teada täpselt, missugused need Eesti Riigikogu valimised olid. nii et siit noh, ütleme nendel inimestel, kes plaan B toetavad, sügav järgimõtlemine, äkki tuleks edasi minna. ja noh, tuleb omavahelised siuksed naaklemised ära lõpetada ja minna ühiselt edasi ja see on täiesti võimalik, nagu ma ennem ütlesin, see on täiesti võimalik. nii palju on andekaid inimesi, ma suhtlen päris paljudega ja täitsa noh, kui vahepeal tekkis selline tunne, et seda nüüd jõudu edasi, et jõudu on Eestis vähe, siis kui praegu vaatan, siis aina rohkem tekib ja tuleb lihtsalt ühist asja ajada. ütle, noh, märtsivalimistel ei ole enam palju maad või ajaliselt minna ja kui praegust noh, niimoodi läheb jah, Reformi reiting on madal, see ei loe mitte midagi, võtavad sealt laua alt e-valimise serveri välja ja panevad, noh, ütleme, et E200-l pole ühtegi protsenti varsti enam, aga kui on vaja, siis serveriga tuuakse need ka uuesti laua peale tagasi. ja no teine asi, mis peab nüüd meeles pidama, see, et kui need e-valimised jäävad, siis me saame end loota paberhäälte peale. aga üks asi, mis on ära unustatud, on see, et mis asi on rahva mandaat. ütleme, kui sa saad ikkagi noh, 5-6 tuhat häält saad rahva käest ja sa ei osutu siis valituks, kuna see noh, ütleme seal häälte edasi kandmine on natuke teistsugune, siis ega see ei tähenda. Rahvusvahelises meedias oled sa saanud ikkagi kõva mandaadi oma siis ringkonna käest ja ka oma ringkonnal nüüd tuleb sul tegelikkuses niisugune kummardus teha ja hakata nende inimeste poolt, kes sind hääletasid, nende asju ajama, isegi kui sa ei saa siis Riigikokku. aga ütle, noh, ütleme, muidugi reklaami tehakse vähe, et mingi sihukest tugevat reklaami avalikus meedias ei ole, et minge kõik paberhääletusele. elate, kus te elate, kui kaugel see ei ole, pingutage ja andke sellega. kui selline paberhääletuse osakaal tuleb ikkagi piisavalt suur, siis on Reformil ka nende e-häältega natuke raskem, kui ma ei tea, kas ta saab neid vähemaks võtta seal kuidagi või kuidas see mäng käib. aga seda huvi, noh, ajakirjandus ei tee loomulikult seda, aga kuidas meie saaks teha, et inimesed läheks, sina räägid seda juba siin aasta otsa, kui minu saates oled olnud, et minge kõik valima ja paberhääletusel. aga see jõuab vähe, ma olen ka inimestega rääkinud, ütles, et oh, ma ei viitsi, et kodus on nii hea, panen arvutiga, tšau. no paned küll, aga sa jääd neist häältest ilma, aga sellest aru ei saa. noh, see mugavuse asi ongi, et noh, seda ka müüakse sellega, et näete, kui mugav on teil hääletada, nüüd saate ju siis ka Eesti pass läheb vist äpiks, nagu ma saan aru, et sa saad telefonis on äpp, mis siis QR koodiga saab siis sinu passi andmeid. no ma arvan, see on väga valesse suunda minek ja seda kontrollida pärastpoole. eks seda üritatakse nii, nagu Stalin omal tegi, et ta ütles ka, et ei ole tähtis, kuidas hääletatakse,
tähtis on see, kuidas need hääled kokku lüüakse. nii et noh, ega midagi ei ole muutunud. kõige tähtsam on see, et rahvas ärkaks, kõige tähtsam on see, et see meelsus tuleks võimule, et me ei taha seda pettust enam. me tahame seda, et oleksid ausad valimised ja mida rohkem me sel teemal teeme, noh, tuleb teha ikkagi korralikud miitingud, kus on ikkagi noh, ütleme tuhanded inimesed ja valjuhäälsed nõuaksid ja vastavalt siis see ka jõuaks ka välismeediasse. siis hakkaksid asjad muutuma. tuleb arvestada ikkagi seda, et Eesti on pisike koht ja paljud ei teagi Eestist mitte midagi. Nad arvavad, et Eesti on arenenud riik. Nad arvavad seda, et noh, et Eestis on demokraatia. parem on see, kui nad teada saavad, mis tegelikult toimub. jah, ütleme niimoodi, et kui, no ma ei tea, riigiametnikke on vist üle 100 000. ja need lähevad kõik, ülemus käib hommikul võib-olla kõik läbi ka, no vaata valimist tulevad, et on teil hea koht, oi nii hea koht on, soe on, oi raha saate, no vähe küll, aga kindel ikka. ja vaata, need on kindel valijad. ja teine on need vanad inimesed, ma tean ka raudselt, vanadekodus. mammikese tahad valima minna, ei taha. no tooge see, ma teen teie eest, tee ära jah. Nad toovad oma ID-kaardi sinna ja kutt kooksib sisse. ma tean siukseid juhuseid. no ma tean ka neid juhuseid, tuletan meelde see, mis meil siin eelmiste valimiste ajal oli, et kell 3 öösel läksid kõik pensionärid, mitte pensionärid, ütleme vanadekodu inimesed, voodihaiged läksid kõik nagu üks mees kell 3 öösel hääletama ja teie keskmine hääletuskiirus oli neil siis alla 15 sekundi. noh, ma ei tea, kas sa suudaksid 15 sekundiga seda teha, mina ei suudaks. Ma ei leia üleski, ma ei leia üleski seda kohta. no ja kui ma olen ID-kaarti siin üritanud kasutada, alati on mingisugune jama, alati peab midagi alla tõmbama. midagi kuskil seal neil jälle valesti ja midagi ei toimi. aga noh, näed, nemad oskasid ja kõik valisid kui üks mees kell 3 hommikul. noh, ju siis oli kehva unega. kui ma üritasin sellest rääkida, siis öeldi seda, et kas te arvate, et vanemad inimesed ei oskagi arvuteid kasutada. noh, lihtsalt loogika, statistika on selge see, et noh, siin käib nii meeletu pettus, et noh, see on, ma kujutan ette, et isegi Venemaal on vähegi ausam, võib-olla isegi Venezuelas on ausam. kusjuures Venezuelas on niimoodi, et sa pead ennem avalduse tegema, kui sa saad internetis hääletada. et see ei ole niisama, et sa nüüd lähed, paned kaardi sisse ja hääletad. ei, sa pead avalduse tegema ja sa saad ühe korra ainult hääletada internetis, mitte nii nagu Eestis, et sa võid kasvõi 1000 korda hääletada. nii et ma võin julgelt väita, et Eesti valimissüsteem on veel kehvem kui Venezuelas või Venemaal. nii et noh, nii kaugele me oleme siis 30 aastaga jõudnud. ja keegi seda ei tunnista, vaata nüüd maik ongi, et eks me katsume neid saateid teha pidevalt ja seda teemat üles tõsta, seepärast et inimesi ja sind kuulatakse, sind kiidetakse, et sa räägid hästi ja Youtube'is on neid vaatajaid palju, aga just seda tuleb tihedalt ja midagi ei ole teha, sest inimesed on, ma tänagi vaatasin, oli laat, vihma küll sadas, aga kõik olid kohal ja Reformierakond ka oma kollastes siis kiipid või keepides ja inimesed ümber söövad neid kooke, määrivad moosi peale ja nagu sa ütlesid, ninad juba valmis sinna sisse minevad. et sihuke pugelik käitumine, sest ta on võimupartei ja kõik tahavad võimu kummardada, nii see lihtne ongi. no muidugi Reformierakond on üks ainulaadne partei Eestis, kes on alati rahadega plussis olnud, kes on alati suutnud endal siis need rahalised vahendid nii heaks teha, et nad on saanud mida iganes endale lubada. noh, ma ei hakka siin arvama seda, et see maksumaksja raha kõrvale pandud läbi nende Ukraina projektide ja kõikide muude projektide, LGBT pagulasabide. noh, see on teie enda raha ja teie enda raha eest siis pakutakse teile siis seda nüüd pannkooki ja moosi, et noh. aga ma usun, et aina rohkem inimesi ärkab ja saab rohkem aru sellest, mis tegelikult toimub. ja noh, missugune siis see Eesti see poliitiline tase on. nii, võtame siis sinu koduriigi, kus sa täna elad. Eestis paljud inimesed ei salli Trumpi, naeruvääristavad teda
ja üks põhjus on see, millest ma saan kindlasti aru, on see, et Trump ei toeta Ukrainat, sest nemad lootsid, et Trump tuleb Ukrainale appi ja nagu Karis ütles, me surume Venemaa põlvili, näed, ei saa suruda, sest Trump ei tule ja inimesed on väga kurjad selle peale. aga Trump on tegelikult riigimehelik mees, tark mees ja vaatagi tänases olukorras Iraani sõda, ega tema sinna ei roninud, see on juutide pealekäimine, sest sügisel on valimised. Ameerikas elab väga palju juute, minu meelest 34 miljonit ja nad on igasugustes positsioonides ja pead piisavalt tark olema ja noh, eile näitas, üleeile ütles ta, et ta pommitab Iraani maatasa, eile ütles, et ta lõpetab selle ära, nii et oma olemuselt mõtleb ta ikkagi, et sõda ei too tal midagi head, ta saab sellest aru, aga surve on peal. et mis seal Iraanis sinu arvates siis saab? no alustades räägiks natukene Donald Trumpist, et noh, kui ma olen näiteks Facebooki pannud selliseid noh, kritiseerivaid asju ka Donald Trumpi kohta, siis on öeldud, et oi, kuidas sa julged niimoodi ütelda oma iidoli kohta. ei, minul on omad põhimõtted, mina olen kriitiline olnud Trumpi suhtes ka ennem. mina ei näe mingit põhjust, et ma peaksin teda ainult tagant kiitma ja siis ütleme nagu ninapruun talle tagumikku jooksma või noh, tema administratsioonile. on mitmeid asju juba enne, mis mulle on natuke vastu käinud. alustame sellest, et kui koroonapaanika tekkis, siis ta jagas ju Ameerikas igale inimesele $1200 abiraha, sellepärast et ei saanud ju inimesed tööle minna mitu nädalat. noh, aga mis see tekitas jällegi tohutu inflatsiooni, see oli, ega seda raha olemas ei olnud, see raha lihtsalt prinditi, trükiti juurde ja kokkuvõttes siis inimesed ju, see raha väärtus langes. nii et see on noh, ütleme selle koha pealt, kus lubatakse, et siis raha juurde ei trükita, siis ikka trükitakse. ja seda juhtub ka praegult, et ütleme, viimased eelarved ikkagi kõik on ikkagi üle. ja tähendab, selles mõttes on puudu raha, et ja jällegi prinditakse juurde. noh, see kuu oli üks suuremaid inflatsioone, on siis 4%, mis on väga suur Ameerika jaoks. ja noh, see on, ütleme väga murettekitav. muidugi, kui vaadata näiteks Ivanka Trumpi, ta pöördus judaismi, Jaron Kushner vist oli ta, kui ma ta nime õieti ütlen, kes on Rothschildidega businessis, kes teevad koos äri, nüüd tahtsid nad osta Albaanias tervet saart ära salaja, nii et keegi teada ei saaks, aga noh, lõpuks see info lekkis ja albaanlased hakkasid mässama selle vastu. jah, seal on kõvad mässud. ja no nii, et on no seal on need flamingod ka, et jah, see suur nende ala, et no ütleme, see on keskkonna vastu, et kui tark inimene ei hakka sellist asja tegema, aga no näed, raha maksab. no raha maksab ja noh, sellised noh, käigud tekitavad selles mõttes muret ja just nagu me rääkisime, et kohe on vahevalimised tulemas. noh, ma ei tea, miks ta seda teeb, seesama see Iraani sõda, need bensiinihinnad, mis Ameerikas on suhteliselt kõrged. ameeriklasele, kui ikka liitri eest ta peab $1 maksma, siis ameeriklasel võtab see ikka kurjaks. noh, siin on inimesed harjunud ikkagi odavama kütusega, mitte nii nagu ütleme näiteks Eestis. aga, ja noh, see panebki vastavalt hääletama, nii et ma olen väga kriitiline selle suhtes, mis nad teevad. ja ka muidugi näiteks see, kuidas siis USA annab palju raha, miljardeid dollareid iga aasta Iisraelile, mille eest, noh, seda on raske aru saada. väidetakse, et see on kristluse hoidmiseks, aga judaism on sama kaugel kristlusest kui islam. noh, nii et ja kusjuures näiteks see on päriselt mul enda tuttav juut rääkis sellist asja, et kui on pommitamised Iisraelis, siis pommivarjendit tohivad ainult juudid kasutada. kristlased ja keegi teine, ka turistid ei tohi neid kasutada. noh, nii kaugele me oleme jõudnud ja muidugi see teeb väga muret ja üldse see jätkusõjad, kui Trump lubas selle Iraani asja kiiresti ära lõpetada, siis
noh, näeb, see venib ja venib igatepidi. Noh, Eesti inimestel kuri olla Trumpi suhtes, ma arvan, see on rohkem sellest, et see Delfi ja Postimees lihtsalt absurdlugusid sinna jutustavad ja inimesed loevad ja mõned usuvad. Nii no et noh, vaata, süüdistuseks selleks, et Ukrainal on relvade ja raha puudus ja selle taga on Trump, kes ei varusta neid. Ja nüüd näed, Karis tahtis Venemaad põlvili suruda, nüüd ta ei saagi suruda, sest või USA ei tule selja taha. no meil on Eestis ju Ivo Linna, kes lubas labidaga minna kallale, nii et ma ei muretseks selle üle, selle Eesti kaitsevõime üle. Ja Eestis, kui nad selle helikopteri käima saavad, siis on meil ka õhujõud olemas, nii et kindlasti tasub siis Venemaa poole vaadata ja sinna näppu viibutada. No mis see aga on ei, no ma ütlen sulle, et selle linna peal, no linna on sihuke haige mees. ma arvan, kui ta selle suure labida üles tõstab, siis ta kukub koos selle labidaga siliti. noh, jah, see iseloomustabki tervet Eesti riiki, nii et kahjuks see asi nii on. ütleme nii Donald Trumpi koha pealt, et miks ta relvi ei anna. Ta tegelikult annab relvi küll, aga ta müüb neid vastavalt Saksamaale, Prantsusmaale, kes neid siis edasi annavad Ukrainale. Ukraina müüb need maha. Noh, näiteks siin on väga palju välja tulnud neid Javeline, mida siis ka eestlased andsid. On tulnud Mehhiko maffia poolt, Mehhiko nende narkomaffiate poolt. Honduras'es, Kolumbias on neid välja tulnud. noh, ja kõiki muid relvi ka, nii et ei saa öelda, et nad Ukraina siis äritseb, jah? ja selles isegi see oli Matt Gates, kui tema oli siis, ma olen Matt Gatesiga ise kohtunud ja oleme rääkinud sel teemal. tema oli just sel hetkel, oli tema esindajate kojas, tema oli siis sellise komisjoni esimees, kes uuris neid probleeme, mis nende, kuhu need relvad kadunud on. ja tema ütles täitsa, ta ütles ka seal televisioonis, et need relvad on välja ilmunud igal pool ja neid on tõendeid. noh, neil on teada, kuskohast need tulnud on ja suurem osa kõik on Ukrainast tulnud, nii et see kõik käib, suur äri, rahapesu. noh, loomulikult, kui nad kõik maha müüvad, ega seal ei saagi midagi järgi jääda. ja ega tundub, et ega keegi ei tahagi seda sõda ära lõpetada. nüüd Ukrainas pole ju valimisigi olnud, nii et tegelikkuses ja reaalsuses on ju Zelenskõi diktaator, nii et tal ei ole ju rahva mandaatigi olla seal enam. nii et ja kui kaugele see asi läheb, see on täpselt nii kaua, kuni Euroopa Liit sinna raha kütab sisse. Euroopa Liit on huvitatud sinna raha sisse kütmast samamoodi nagu Eestigi, et näidata, et välisvaenlane on ja sellepärast meie elu kehvemaks läheb. mitte sellepärast, et me oleme need, kuidas ilusasti öelda, murjamid sisse vedanud, kes elavad sotsiaaltoetuste peal. oleme pannud roheenergia käima, mis on siis kogu selle elektrisüsteemi Euroopas tuksi keeranud. noh, nii see on ja nii see kahjuks on, et Euroopa Liit mandub. kas Eesti koos Euroopa Liiduga, see on nüüd valikute küsimus. aga ma mõtlen, et eile ütles Trump, et tuleb rahuplaan ja tema ei saa sinna minna Pakistanile või Šveitsi, vaid läheb Vance, asepresident. aga hoopis Iraan ei ole kõigi nende punktidega rahul, et ma arvan, et seal veel kokkulepet ei ole, et siin on neid valulisi küsimusi piisavalt veel. jah, noh, tuletame meelde, kuskohast Iraan üldse selle uraani sai. ta sai ju selle Norra käest. USA andis loa talle müüa piisavalt uraani, mida saab rikastada. nii et noh, see on jällegi niimoodi, et mis seal taga on, kes seal taga on, kes seda probleemi teinud on. nii et noh, seda on teinekord raske aru saada, mis seal toimub ja ma arvan, et me ei peaks oma aega kulutama liiga palju nende Lähis-Ida omavaheliste tülide peale. see on sul õige, jah. aga kui noh, ütleme ka Eesti on seda meelt, et Trump enam senatis enamust sügisel ei saavuta, mina ei usu seda. Trump on
tegus mees, ta on väga palju head teinud. ta on selle tulemuse rohepöörde pikalt saatnud, siis selle murjamid ja Ameerikas piirid kinni pannud ja majandust siis ergutanud need, et ta on igati tubli mees, ärgu nähta, et ta ei toeta nüüd Ukrainat või seal Iraanis ei ole asjad kõik see, aga oma riigi jaoks on ta piisavalt palju teinud. ja no muidugi tuletan meelde 2016, kui Donald Trump sai esimest korda võimule, hakkas ta ka palju tegema, aga mitte piisavalt. nii et 2018 olid vahevalimised, kus ta kaotas siis kongressi enamuse. ja praegult on samamoodi, tegelikult on see õhkõrn, seal ainult mõne inimesega on see, ütleme, 50% üle. nii et noh, ma ei oleks nii kindel, et siin võib üllatusi tulla. siin on, Ameerika on suur, erinevad kohad, erinevad probleemid, erinevad poliitilised jõud. nii et noh, see tuleb väga-väga tasavägine ja ma ei välista üldse, et demokraadid võiksid võita, see tähendab seda järgmine 2 aastat Donald Trump ei saa mitte midagi teha, sest et seadused ei lähe siis läbi kongressist. demokraadid on, mis nad on, aga nad hoiavad ühte väga kõvasti. noh, nagu need liberaalid ja globalistid ikka. nii et siit võib tulla üllatusi, eks seda näha ole, mis sellest saama hakkab. aga noh, ütleme niimoodi, et see kongressi vahevalimistel võivad nad siis Trumpi ka tagasi kutsuda või? ei, Trumpi nad tegelikult tagasi ei saa kutsuda, sest Trumpil on ametiaeg on 4 aastat, kongressis siis alamkojas on 2 aastat. nii et noh, sellepärast käibki selline vahevalimiste aeg ja noh, see on muidugi jällegi demokraatia üks aladest, et üks inimene ei saa liiga palju otsustada. seal on ju ülemkohus, kes peab ka seadusi kinnitama, nii et tegelikkuses on siin mitmeid, kokku 4 aastat, mis peab läbi käima, et asjast seadust saada. nii et noh, sellepärast ka näiteks Ameerikas on elu ja kõik asjad on stabiilsemad, et siin ei ole neid suuri murranguid, suuri keerumisi. noh, iga asi peab käima mitmest tasandist läbi, enne kui ta saab seaduseks. nii et noh, ühtpidiselt halb, teistpidiselt on hea ja ma arvan, et kui sa tead, mis homne päev toob, siis on noh, palju lihtsam elada. üks osa demokraatide tiivast on Venemaa suhtes väga sõjakas. vahel, kui ma neid seal, no nii palju kui Eesti Televisioon neid üle kannab, jääb sihuke mulje, et nad tahavad nagu vägisi kolmandat maailmasõda püsti panna. no loomulikult, no mul on Või sellest, nad lõugavad sellepärast, et lihtsalt niisama nad teavad, see läbi ei lähe. no ütleme niimoodi, Ameerikas ja igal pool valimistel on sul palju raha vaja. kui sa oled kandidaat, sul on vaja siin ikkagi miljoneid kokku saada, et sa saaks valituks. ja kes kõige rohkem raha annab, on siis sõjatööstus ja teine on siis muidugi see Iisraeli IPAC, noh, kes annavad raha, miljoneid. ja loomulikult, kui nad annavad raha, nad ju tahavad midagi tagasi ka saada. ja seda nad tahavadki tagasi saada, et nad saaksid oma relvi müüa. nii lihtne see maailm ongi. ja ega siis, kui sa selle raha vastu võtnud oled, siis sa peadki vastavalt nii tegutsema, nagu sulle siis bossid ütlevad. noh, kujuta ette, kui noh, umbes 2/3 tervest kongressist saab raha nii IPAC-ilt kui ka sõjatööstuselt. mis sa siis eeldad, mis siis saama hakkab, ega nendele loomulikult väga meeldivadki sellised pikad sõjad, kuhu saaks hästi palju relvi müüa, loomulikult maksumaksja raha eest. ja noh, see on niimoodi pikalt ju toiminud, on toiminud seal Iraagis, samamoodi Afganistanis. noh, mille jaoks seal on? just sellepärast, et maksumaksja raha kantida. ütle, kas see täna väga moodne sõna on see tehisintellekt või on jah? jah, et kui palju see nüüd hakkab inimsuhteid ja kas ta võib isegi inimtervist mõjutada? no ma arvan, et nad üritavad alati mõjutada. tuletan meelde seda, et OpenAI on noh, on siis Microsofti ehk Bill Gatesi omanduses. nii et
kui vastavalt sa teed seal näiteks uurimistööd, siis tema annab loomulikult sellise kosher vastuse. kui ma ise olen artikleid kirjutanud ja palun tal siis näiteks kirjavigasigi parandada, ütleb ta mulle vastu, et ei, see ei lähe kokku meie siis mingisuguste nõuete ja asjadega, et ma ei tohi teha ja ma ei tohi sellest rääkida. olen ka teisi kasutanud, näiteks Korki, ja siis palun näiteks mingit vastavat artiklit tõlkida, siis selle asemel tõlkida, ta ütleb, et aga mulle tundub, et see on väärinfo. noh, see võib tema enda arvamus olla. aga mina tahaksin teada, mis seal artiklis kirjutati näiteks võõrkeeles. et selles mõttes nad hakkavad mõjutama ja mõjutavad palju siis, mis inimene ja kuidas ta mõtleb, on ju, ja eriti poliitiliselt. ja noh, suurem osa ai-st on ikkagi ütleme juudi rahvusest omanike käes. nii et noh, eks neid probleeme ole, samas muidugi ai on ka üks suur võimalus tuleviku jaoks. aga praegusel hetkel on see asi nii nõrk, et noh, kui ma näiteks enda koolitöödest teinekord lasen raamatu peatükist kokkuvõtte teha, noh, siis umbes 20% sellest infost on täiesti jabur, vale. nii et kui ta teeb, kujuta ette, kui sul on töötaja, kes teeb küll 80% õieti, aga 20% kogu aeg paneb mingit jura juurde, mingit valet asja juurde, siis sa lased lahti sellise. niimoodi, et väga kriitiline tuleb olla nende ai asjade suhtes ja sellest, mis vastuseid nad pakuvad, mis meelsus ja millest nad räägivad. aga jällegi näiteks needsamad nüüd datakeskused, andmekeskused, noh, ma olen selle asjaga päris kursis. see oleks tegelikult suur võimalus, see oleks suur võimalus ka Eestile, kui vähegi tahetaks. seda, et nad on loodusele kahjulikud, noh, tegelikkuses on niimoodi, kui hakkad seda uurima, siis tuleb välja, et seal ei ole mitte mingisuguseid tõendeid selle kohta. et seda, et nad vett saastavad, noh, alati on tulnud välja, et seal on hoopis teised põhjused olnud, miks see nii on olnud. või et põhjavesi on ära kadunud. näiteks siinsamas Georgias oli siis suur poleemika, et põhjavesi kadus ära data center'i siis ehitamisel. suured meeleavaldused asjad. ja siis tuli välja, et nende kohalik siis maakond oli andnud data center'i siis ehitajatele variandi, kus nad võisid ilma ühegi mõõturita võtta nii palju vett, kui nad tahtsid. ja muidugi Georgia on ju hästi palav koht. noh, et jahutada, siis nad pritsisid seda õhku ja igale poole, sest et see oli tasuta käes. nii et see ei läinud data center'ile endale, vaid selleks lihtsalt ehitajatele, et neil oleks mõnusam siis ehitada ja vähem tolmu tekiks. aga data center ise võtab umbes sama palju vett kui näiteks ühe pere-elamu 1 kuu jooksul. nii et ma ei näe mitte mingit varianti, et see oleks kahjulik kellelegi. noh, loomulikult elektrit ta võtab, aga näiteks kui me võrdleme tehastega, noh, need võtavad samamoodi elektrit. samamoodi on vaja neid data center'eid ülal pidada, sul on vaja elektrikke, sul on vaja igasuguseid insenere ja ma usun, et oleks see, noh, ütleme päris korralik, ütleme tööjõu siis ja palgakoht ja ma arvan, et võrreldes tavalise tehasega võib-olla oleks isegi mitte energia, vaid ütleme loodussäästlikum. no nii, saateaeg hakkab meil lõppema ja võib-olla sa, Mait, tahad ise midagi öelda meie kuulajatel, midagi väga olulist siin mõne minuti jooksul? väga olulist ei olegi, rohkem seda, et püüaks nagu omavahel vähem siis tülitseda ja vaadata ikkagi nende põhiliste kohtade peale, mida me tahame saavutada. noh, näiteks siin mõned inimesed on mingi kohtuvaidlustega toredad inimesed, aga seda on topitud tervesse Facebooki igale poole ja siis nõutakse, et keegi peaks tegema siis valiku, kas üks või teine. noh, see on konkreetselt Andro Roosi ja Margus Lepa omavaheline kohtuasi. ma arvan, et kõige õigem oleks need materjalid avaldada ja inimene võis teha ise otsused. aga niimoodi, kui nõutakse, et üks või teine pool peab mingisuguseid seisukohti võtma, noh, minu käest on küsitud mitmeid kordi, mina ütlen, mina seisukohta ei võta, ma ei lähe sinna vahele, et ja noh,
see ei ole minu jaoks ka tähtis. nii et noh, sellised asjad võiks ära kaduda või siis see, et keegi on midagi halvasti ütelnud. mõlemad normaalsed konservatiivsed inimesed, aga nad ei suuda omavahel kokku leppida ja asju siis noh, ütleme kasvõi privaatsel teel arutada. et noh, ma arvan, see on selleks korraks kõik. aitäh sulle, Maik, ja edu ja head Kagu raadio ja Youtube'i kuulajad. see oli siis Toomas Pauri autorisaade. Kena päeva jätku teile kõigile. tänud, nägemist.